See naine kogub õigetel põhjustel kiiresti tähelepanu. Austamatu, see on, miks sa tänaval palvetad? See on üks põhjus ja ainult üks põhjus. See ei ole päris asi. Meie riigis nii ei tehta. Meie riigis nii ei tehta. See ei ole see, mida meie riigis tehakse. Ma mõtlen, me võime seda kohtadesse öelda, ma ei saa aru, mida sa mõtled. Jaad kiikumist, meie riigis nii ei tehta. See ei ole see, mida... Olgu, vii mind 10-ni. Jah, ma olen samas olukorras. Kui me seda ei tee, kas kristlased, kas moslemid palvetavad selle sees või välja? Ma ei taha seda öelda, aga sellel naisel on ikka tõsiselt julgust. Ta ütleb, jah, ma ei ole rassist. Ma ei arva, et sinu religioon on õige. Ja ma arvan, et sa teed seda domineerimise eesmärgil, et meid hirmutada. Ja ma arvan, et sa teed seda, et midagi tõestada. Ja mul ei ole sellega mugav. See valitsus on hiljuti andnud 14–18 miljardi naela uratuses raha afgaanide ümberasustamiseks. Ja nad andsid 5 miljonit naela Pakistani moslemitest koosneva pedofiilse vägistaja jõugu uurimiseks. See ei ole hea number. Neile ohvritele on antud ainult 5 miljonit, et teada saada, kui palju Pakistani päritolu pedofiilseid vägistajaid on selles riigis meie lapsi vägistanud. Ma arvan, et võib julgelt öelda, et on võimalus, et Ühendkuningriigi politsei arreteerib ta, sest nad ei suuda taluda, kui inimesed niimoodi avalikult räägivad. Aga ta on kangelane, tõeline kangelane, sest ta räägib avalikult selle vastu, mida ta peab valeks, ütleb välja vastuolulisi seisukohti, läheb ikka ja jälle neid arutama videos kaamera ees. Ta ei karda, ta ei vabanda, ta püüab oma riiki kaitsta. Kas me nõustume iga üksiku asjaga, mida ta ütleb? Ma ei tea, sest ma ei ole kõiki tema öeldud asju kuulnud. Aga mida ma tean, on see, et kui keegi on valmis tõusma ja võitlema millegi vastu, mida ta peab vastikuks, siis see on midagi, mida tasub tähistada.